No see ekraanilt lavale astumine käib tegelikult väga lihtsalt ja ma ei räägi praegu endast, vaid Tiia Plaamus, kes oli just ekraanil, astub nüüd kohe ka siia lavale, sest et meil on teie aplausi saatel. Meil on plaanis alustada viimase paneeldiskussiooniga ja see ei ole minu ja Tiia kahekõne, meil on mõned inimesed veel. Valdo Kalm, Tallinna Sadama juhatuse esimees, ka teie aplausi toel tuleb lavale. Rait Rebane, K-Printi tegevjuht ja Marjut Engelbrecht, Alexela personalijuht. Olge head. No rõõm on teid kõiki näha. Me räägime sellest, kuidas ikkagi tööandjad tajuvad neid roheoskusi praktikas tööturul oma ettevõtetes ja Valdo, võib-olla alustame sinust. Kas roheoskused on üldse selline kategooria, mille järgi, ma ei tea, teie Tallinna Sadamas oma töötajaid sõelute ja kuidas see taju ja tunnetus on, mis tasemel need oskused Eesti tööturul on? Tere kõigile! Roheoskused, ma arvan, kõigepealt on väärtussüsteem ehk väärtused. Ja meie ausalt öeldes oma gruppi, meil on siis Tallinna Sadama grupp, kus on tütarettevõtteid ka, eks ole, laevandusega seotud, võtame ikkagi väärtuste järgi ja erialaoskuste järgi. Aga kui väärtused adresseerivad ka kestlikku arengut, siis see ongi väärtuste teema. Ja loomulikult ettevõtte puhul, see on väga erinev, aga meie puhul me nagu äristrateegiasse 10 aastat tagasi kirjutasime kestlikkuse strateegia sisse. Meil üks komponent oli keskkond ja võib-olla meil natukene on siin DNA erinev, sest me oleme aastakümneid tegelenud puhta veega. Siis tuli puhas õhk, nüüd on taastuvenergeetika, et on natuke nagu rohkem DNA-s sees. Rait, mil määral selles valdkonnas, kus sina tegeled, trüki- ja pakenditööstus, tegelikult nendest tehnilistest roheoskustest puudusi on, ma ei tea, pakendite elutsükkel, materjalide hindamine, kui palju te tegelikult tunnete puudust, et need inimesed, kes teie juures töötavad, neil nagu on mingid kompetentsid puudu selles vallas? Ma arvan, et arvestades tänast tööjõuturgu, siis võiks öelda, et kindlasti on puudus nendest kompetentsist, et üldse kompetentsetest inimestest on puudu, eks ju. et ja kindlasti, aga samas ma mõtestaksin seda, tegelikult kui ma tulin siis, ma mõtlesin, et ma tahaksin seda roheoskust rohkem ümber mõtestada ja laiemaks ja ma tahaksin siia juurde tuua niisuguse sõna nagu efektiivsus, mis mõnes mõttes, ütleme, materjali toormekasutus ja kogu see efektiivsus ja aru saada, et kuidas efektiivsust taga ajada ja kuidas selle nimel tööd teha, et kui me vaatame seda oskust, siis kindlasti see on midagi, mida jääb alati puudu ja kus alati saaks paremini, sealhulgas ka siis töötajate kompetentsi puhul. Tiia, no te rääkisite ka selles videos, et see teekond konsortsiumi puhul algas üldse sellest, et aru saada, mis need roheoskused on. Kuivõrd tegelikult need õppejõud, kes neid roheoskusi peaks edasi andma, teadvustavad seda, saavad aru, mida nad peaksid oma tudengitele edasi andma, milline see valmisolek seal on seda teha? Ma arvan, et valmisolek on küllalt erinev, et väga palju on õppejõude, kes tegelikult on aastaid neid teemasid juba oma õppekavadesse ja õppeainetesse sisse integreerinud, et nende valmisolek on väga hea, et tegelikult nad ka igapäevases teadus- ja arendustegevuses puutuvad siis kokku igasuguste jätkusuutlike materjalide väljaarendamisega või tehnoloogiate arendamisega või siis abistavad ka ettevõtteid, aga kindlasti selline, ütleme, on võib-olla õppejõude, kes sellest on natukene kõrvale jäänud ja siinkohal ongi meil praegu väga hea võimalus igasugu tasuta koolitusi saada, et neid natukene järgi aidata. Marjut, kas Alexela kontori uksest astuvad sisse inimesed, kes on täis sellist pakatavat idealismi ja tahavad maailma muuta ja on ka varustatud nende roheoskustega, mida teie Alexelas nagu töötajatelt ootate? Või on see pilt kuidagi teissugune? Kas astuvad sisse inimesed, kes pakatavad tahtmisest meie juures töötada. Ma näen nende kandidaatide nägudes sellist nälga või tahtmist Alexelaga koos liikuda.
ja ühel osal neist on need kompetentsid olemas, teisel ei ole. Siis ütleme siis, ma hästi nagu põgusalt korra, et mis see personaliosakond teeb, eks ole, et personali inimesed, kes siin täna saalis on, teavad seda, et nad peavad olema kursis ettevõtte absoluutselt kõikide üksuste, valdkondade, protsessidega, saama aru, kuidas see äri toimib, missugused on ootused töötajatele, missugused on ootused juhtidele ja see tähendab seda, et Alexela ise ka on valmis panustama nende kompetentside arendamisse, mõnel tasandil lausa õpetamisse, see kõik oleneb sellest, mida meie täna teeme, et kui meil on mingisugune ärisuund, siis ega me a priori ei eelda seda, et nüüd me hakkame värbama turult selliseid tegijaid, kellel on valmis kompetentsid olemas, tulevad meile kontoris sisse, istuvad lauad, hakkavad tööle. Kindlasti ei ole see üldse nii lihtne, aga meie üritame ikkagi välja sõeluda just need, kellel on see sära silmades, see tahtmine, kõik, mis ta kandidaadina siis on kirjutanud meile motivatsioonikirjas, milline on olnud meie vestlus, millised on olnud proovitööd ja kõik see tegelikult näitab meile ära värbajatena, et kes on see meie tulevane potentsiaalne kolleeg ja kui hästi ta võtab vastu neid oskusi, mida meil täna on vaja selleks, et minna oma ideede, protsesside, äriga edasi. Laiem küsimus võib-olla kõigile kolmele, kes te olete tööandjad, et kuidas te hindate selle haridussüsteemi valmisolekut tegelikult neid uusi oskusi? No, nimetame neid siis roheoskusteks või efektiivsusoskused, kuidas soovite, eks ju. Neid tegelikult nagu teie tulevastele töötajatele kaasa anda. Milline see koostöö tegelikult on? Kas haridusasutused kuulavad tööandjaid ja kas on siin näha ka sellist nagu õiges suunas reageerimist? Võib-olla ma siis kohe kommenteerin seda, et nii kaua, kui mina ennast mäletan, issand, see kõlas nüüd küll, et kui ma ennast mäletan 30 aastat personalitööd tegemas, siis see teema on olnud kogu aeg õhus, et miks tööandjad ja haridusasutused ei suuda koostööd teha. Tegelikult ju suudavad koostööd teha. Ja tööandjad on erinevates, siin korra tegelikult oli ka laval juttu sellest, et õppekavade hindamisel, tellimuste esitamisel, ma olen käinud isegi ühte õppekava hindamas, ülikoolid tegelikult reageerivad ju kiiresti, kui on avatud ülikoolid, on täiendkursused, sest et loogiline ju on, et kui on mingisugune eriala, seal on teatud baasained, seal on teatud esimese tasandi teadmised, seal lähevad juba kompetentsid sügavamaks ja nii edasi, ehk see inertsus koolidel on tõenäoliselt nii suur, et iga tööandja soovi peale ei saa hakata ülikool kohe looma ühte õppekava. Esiteks on see ebarealistlik, teiseks on see ebaefektiivne ja siis nad on selle kava valmis saanud ja siis tööandjad ütlevad, aga tegelikult ega meil ei olegi nii palju neid töötajaid vaja sellel erialal, et võib juhtuda. Aga mina ütlen, et reageerivad kiiresti läbi täiendkoolituste ja kursuste. Kuidas sinu kogemus on? Minuga juhtus nii, et ma just tulin Mereakadeemiast siia ja meil oli täna seal selline koostööjuhtrühm ja ma tegin ka seal ühe ettekande ja tegi ka siis seal üks professor, soomlanna, Ulla Tabiainen, eks ole, seal on ka välisprofessoreid ja minu arust ka Tallinna Tehnikaülikool, Mereakadeemia on siis üks osa, eks ole, Tallinna Tehnikaülikoolist on küll dünaamiliseks muutnud ja kuulab, meil on diskussioon täiesti erinevatel teemadel ja täna näiteks oli Tallinn-Helsingi rohekoridorist, mida me siis arutame, mis teadustööd seal teha, no näiteks projekt Tark laev, ehk loomulikult nad peavad olema ju tehnoloogiliselt valmis, aga siis nad peavad kandama seda ka ju üliõpilastele üle. Ma ütleksin, et kindlasti on palju paremaks läinud. See lugu on hästi vana koostööst ettevõtete ülikoolide vahel, aga ega me ei saa ka tööandjatena, ettevõtjatena nüüd loota, et nad liiga kiiresti reageerivad, see ei ole võimalik. Kompleksus kasvab, ütleme konkurents kasvab, ärielu on üha keerulisem ja tehnoloogilised muudatused niivõrd kiired, et ega akadeemiline asutus lihtsalt ei suudagi liiga kiiresti reageerida. Ma arvan, et see ei ole võimalik. Me peame kuskil kompromissi tegema.
No Rait, kas see kompromiss on praegu nagu sellises heas õiges kohas, et need üldised kompetentsid ikkagi on inimestel olemas ja siis need viimased punktid sinna i peale panete tootmises või tegelikult ikkagi hakkab inimeste koolitamine ettevõttes enam-vähem nullist? Kas ma võin kõigepealt vastata sellele esimesele punktile, et kus 2 esimest said vastata, et ma tahaksin siia tuua hoopis teise nurga, et tänases maailmas ja selles tempos, kuidas asjad liiguvad, siis tekib mul ettevõtjana küsimus, kas mina suudan piisavalt kiiresti reageerida kõigele sellele, mis on seotud siis roheoskustega. Ja kui mina kahtlen selles, siis kuidas me saame seda oodata haridusasutustelt, eks ju. Et kogu see, ütleme siis, dereguleerimine, mis on mingil määral nagu hoo sisse saanud, tekitab ka küsimusi, et kui palju mingis suunas liikuda, et kas olla see eeskujulik eestlane, kes üritab kõiki esimesena nii-öelda omaks võtta või siis võtta natukene rahulikumalt ja vaadata, kas neid asju tegelikult ka vaja on, eks ju, et paratamatult me konkureerime maailmaturul ja me konkureerime riikide ja regioonidega, kus selliseid regulatsioone sellises ulatuses ei nõuta ja paratamatult see annab meile siis mitte konkurentsieelise, vaid vastupidi, tekitab pigem selle asja keerulisemaks. Aga kuidas nüüd ikkagi nende oskustega on? Inimesed, kes tulevad, kas nad nagu on ikkagi kohe valmis tööle asuma nende teemadega, mida te ootate, kus ka seesama efektiivsus ja need nii-öelda rohemõõtmed on olulised või tegelikult peate te ikkagi in-house selle koolitusega? Tegelikult ma ütleks seda niimoodi, et me kindlasti kahjuks ei saa ja ei taha ka otsida jube rohelisi inimesi kohe, et keda värvata, et pigem see roheoskused on mingisugune lisaoskus, mida me tahaksime inimestele juurde õpetada juhul, kui nad on võimelised oma olemasolevaid tööid hästi tegema. Et see pigem on midagi juurdeõppe eksisteerivatele töötajatele kui vastupidi. Marjut, kus te tajute, et mis need oskused tegelikult nagu puudu on? Kui me siin konkreetselt räägime, et on spekter koolitusi, eks ju, mida siis ka tööandjad saavad oma töötajaid saata läbima, et mis on võib-olla need märksõnad, mis tegelikult selliseid tulevikukindlaid roheoskusi Alexela näitel iseloomustavad, mis kindlasti inimestel peaks olema ja mida täna veel piisavalt ei ole teie töötajatel? Nüüd ma tahaks öelda, et meie töötajatel on need baasoskused on kindlasti olemas, ehk kui siin päris esimene esineja ütles minu jaoks natukene ehmatava mõtte välja, et asi ei ole täna enam hoiakutes ja väärtustes, vaid mingisugustes uutes oskustes, siis minu jaoks, ja ma arvan, et mitte ainult minu jaoks, et enamus tööandjate jaoks on need hoiakud ja väärtused justkui nagu skelett ja sa ehitad sinna selle lihaskonna närvisüsteemi vereringe külge, ükski lihas ei seisa üksi püsti, kui seal ei ole skeletti sees. Ehk et kui meie majja tulevad inimesed, siis me tahame, et neil oleks need väärtused ja hoiakud sedavõrd paigas, et me teame, et me saame nende inimestega minna edasi jätkusuutlikkuse teemadega, me teame, et nad on valmis kaasa tulema meie mõtete ja ideedega või protsessidega, mis juba käivad, et ikkagi ma nagu tahan jääda sinna, et kõik muu on õpitav ja õpetatav vastavalt sellele, mis äris me liigume või mis on see töö, mida me teeme. Et Tehnikaülikool ju näiteks annab tohutu laiapõhjalise hariduse. On näiteks automaatikainseneri, ma olen üritanud lugeda automaatikainseneride siis seda ainekava või midagi. No olgem osad, ega ma nüüd kõigest aru ei saa, aga ma natukene aiman, mida või keda ma seal tahaks, missuguse suuna peal olevaid tudengeid. Juba tahaks tegelikult praktikale kutsuda ja hakata abistama juba sellega nii-öelda õiges suunas liikumisel. Teine asi, kus me kindlasti näeme tööandja panust ja kui me arvame, et veel ei osata või veel ei teata, kuidas tehakse, kutsuda ellu erinevad stipendiumid, näiteks kas see on nüüd bakalaureuse töö, magistritöö, doktoritöö stipendiumid, et juba koolitada või juba anda võimalus teadusasutusele nagu ülikool tegelikult ju on mingisugune sisend, mingisuguse teemaga hakata neid aineid järjest rohkem ja rohkem õpetama. Meil on küll 300 töötajat on meil teenindav personal, et seal me ikkagi näeme seda, et me tahame, et need meie töötajad, kenad noored inimesed,
kõikides generatsioonides on tegelikult väga ägedad inimesed ja nad kõik annavad oma väärtuse ka teenindussektoris, et selles mõttes see arusaamine, et millest siin on täna palju juttu olnud, on see toidu raiskamine, pakendite teema, kuidas me mingisugust toitu valmistame, mida me müüme, kuidas me ladustame ja kõik nii edasi, et need me õpetame ikkagi juurde, aga see valmisolek, see nälg selle info järgi, see tahtmine seda tööd teha, vot see on see hoiak ja väärtus, ilma milleta kõik muu on tühi töö ja vaimu närimine, kui seda vastu ei võeta. Tiia, no tööandjad on üsna nagu leebed ja mõistvad praegu akadeemia suhtes, et noh, te teete hästi üldiselt oma asja ja seda on ju tore kuulda, aga kui te seda konsortsiumi vedasite ka, kus te suhtlesite erinevate partneritega, siis kus ikkagi need puudujäägi kohad nagu ilmnesid, et mida tegelikult oleks nüüd vaja hakata teistmoodi õpetama, mille järgi te nüüd hakkate oma neid õppekavasid seal nagu veidi ümber kujundama, et saada need tulevikukindlad oskused sinna sisse? Jaa, et tegelikult me viisime kõigis 3 õppekavarühmas läbi ka ettevõtete küsitlused ja sealt tuli välja see, et oli nagu väga eeskujulikke ettevõtteid, kes väga hästi vastasid, kommenteerisid, olid väga kursis, mis on roheoskused, aga kahjuks oli ka natukene teistsuguseid ettevõtteid, et võib-olla see teadlikkuse tõstmine kindlasti on oluline. Ja noh, õnneks tegelikult võib mainida seda, et ülikoolides juba on eelnevalt aastate jooksul mingil määral roheoskusi sisse viidud õppekavadesse ja õppeainetesse, et nüüd tuleb lihtsalt teha seda natukene süsteemsemalt ja niimoodi struktureeritumalt. Ja ma tooksin võib-olla siin välja veel ühe teise meetme, mis praegu on käsil, Inseneriakadeemia. Et meie materjalitehnoloogia õppekava on siis mõlemas meetmes sees, et seal on väga hea võimalus meil kutsuda ettevõtjaid esinema ülikooli ja siis ka igasuguseid projekte juhendama, tudengite projekte ja väga hea võimalus tõesti on ettevõttel ennast siduda tudengiga juba tõesti läbi praktika, läbi selle projekti ja niimoodi tasapisi teda kaasata siis enda ettevõttega kaasa. Et kindlasti ma näen siin seda suurt ettevõtete rolli, et läbi õpingute kogu aeg niimoodi olla tudengi kõrval, et siis meil tuleb ka siis kvalifitseeritud tööjõud sealt välja. Valdo? Jah, vastates sellele küsimusele, kas inimesed on valmis, kordan veel kord üle, et tegelikult kõik hakkab hoiakutest ikkagi ja väärtustest, see on selge. Aga loomulikult me peame ikka ise oma töötajaskonda kasvatama ja suunama. Ja siin ma tooks võib-olla ühe sellise, võib öelda see on väärtus, aga ka põhioskus, uuendusmeelsus, mille taga on ka siis digi- ja tehnoloogilised oskused. Mina näen, et üks osa rohepöördest on tegelikult digitaliseerimine, automatiseerimine. See, kui me räägime, et roheoskused, need on nagu talupoja tarkus, et seal on ikkagi, ütleme, tehisaru tuleb ka mängu seda talupoega abistama, et päris nagu põlve otsas ikkagi neid asju nagu ei tee. Ei tee. Ehk tõesti digitaliseerimine efektiivistab ja kui me räägime nüüd sellest AI-st, eks ole, siis tema teeb, ju optimeerib, kui me räägime tootmisest, sellest samast targast tööstus, mis on tööstus 5.0, siis see on ju digitaliseerimine pluss AI. Ja see AI, mida ta teeb, ta ju optimeerib selle tootmise ja see on veel nagu kestlikum. Ta ei raiska materjali nii palju, ta korraldab logistika lõpus seal. Ehk ma tahangi öelda, et need inimesed, keda meie ootame Tallinna Sadama gruppi, peaks olema uuendusmeelsed ehk digi- ja tehnoloogia usku, sest see on tegelikult üks väga suur osa rohepöördest. No see on nüüd selline mõttekoht, et me siin arendame neid inimeste roheoskusi ja punnitame, et saada neid hoiakuid natuke paremaks, aga võib-olla lihtsalt peaks tehisarule ütlema, et palun lahenda probleem ära meie eest. Et me oleme muutunud niikuinii väga mugavaks, laseme ChatGPT-le asju teha, et no võib-olla ta teeb selle rohepöördega meie eest ikkagi ära ja kõik see kokkuhoid tulebki sealt. Ma arvan, ei. Ma olen automaatikainsener, nagu te uurisite ühte CV-d ja julgen öelda, et me oleme kaugel sellest, millest sa, Johannes, räägid. AI oli 50-ndatel juba, kui küberneetika tekkis, et see ei ole midagi väga uut.
ja see piir, kus automaatika ja nüüd iseõppiv süsteem, kus see piir on, seda keegi täpselt ei tea. Ja nii intelligentsed need süsteemid ei ole ja ma arvan, et veel väga pikka aega ei maksa üle tähtsustada. Jah, lihtsamad tööd küll. Peame ikka ise edasi pusima. Ise peame. Peame ikkagi need oskused päriselt omandama. Ja AI-l ei ole väärtusi. No hästi, siis päris tühja tööd ei ole tehtud. Just. Seda on hea meel kuulda iseenesest või see kinnitus saada. Kui palju on Alexela tegelikult ise investeerinud töötajate täiend- või ümberõppesse just nende samade roheoskuste arendamisel ja mis tegelikult teie jaoks, Marjut, on hästi töötanud? No selles mõttes, et aus vastus on see, et ega me ei kategoriseeri oma täiendõppe või koolitustegevust nõnda, et me paneme sinna külge selle laiendi rohe. Et võib-olla eraldi siis välja tuua, et me oleme oma juhte päris teadlikult, metoodiliselt arendanud kõige selle raames, mis on ESG. Meil on hästi eeskujulik ja väga tugev ESG valdkonnajuht. Meie juhid on sellega kursis, et ESG on tuleviku teema, kuidas seda oma tiimidele edasi anda, kuidas suunata meie oma inimesi selle jätkusuutlikkuse tuules või vaadata ette, et Alexela saab olla edukas siis, kui ta tegutseb sellel turul, kus ta tegutseb jätkusuutlikult, siis me sellega tegeleme tegelikult igapäevaselt. Meie kõik juhendamised, ükskõik mis tasandi töötaja see on, kas ta on esmatasandi töötaja või on ta insener või on ta juht, ükskõik mis valdkonnas, ükskõik mis tasandil, me ikkagi räägime ja koolitame ja juhendame neid nagu kogu aeg, pidevalt. Ma ei oska seda nagu rahanumbrit sinna juurde panna. Ma tean küll, mis on Alexela koolituse eelarve, aga ma ei ütle praegu. Aga selles mõttes see aeg kõik, mis läheb ka selle investeeringu alla, et meie juhid oleks teadlikkuse puudumine, millest on siin ka väga palju nagu räägitud ja et ei tuleks väärarusaamasid ja et ei tuleks stigmatiseerimist, mis on ka tegelikult ühtepidi päris suur probleem, et ütleme need äärmustesse laskumised või siis me siin natuke vestlesime omavahel need igasugused vandenõuteooriad ja mis kõik tegelikult segavad või takistavad seda edasiliikumist või seda aega, aga me teeme seda kõik sellepärast, et see tundub ju tegelikult ju loomulik areng. Et ma toon ühe näite, minu vanaema 44. aastal Eestisse tulnud sõjapõgenik, tema elas kogu aeg hästi säästlikult ja me terved suved korjasime kilukarpe lastena, ei tohtinud ühtegi ära visata, sest kassid ja kanad saavad sealt juua. Ma ausalt ei tea, mis neist karpidest pärast sai, eks ole, kuhu ta nad viskas või kes nad ära viis. Aga kogu aeg mul on nagu juurdunud see, et ma pean olema selles mõttes nagu ettevaatlik nende teemadega, et ma ei viska ära kõiki, ma ei pea kogu aeg uusi asju ostma, võib taaskasutada, võib leida mingisugust rakendust, et kas see nüüd on ka roheoskus, minu jaoks on ta hügieen, paljud inimesed, kes meil täna, ma ei tea, ühesõnaga mulle tundub, et täna on juba see seis, et siin ilmselt ei tõuse käsi, kui ma ütlen, et kes üldse ei sorteeri prügi, eks ju. See on juba natukene sotsiaalses mõttes ju ei ole hea asi teha. Ma arvan, et inimesed, isegi kui siin mõni selline inimene on, ta võib-olla igaks juhuks kätte ei tõsta. Igaks juhuks ei tõsta, aga see on nii hügieen ja sellega tegelikult tulevad juba inimesed ju ükskõik missuguse ettevõttesse, et ma tean, kõikidel on rohekontorid, teil kõikidel, kes te käite kontorites, on need koolid, teised tööandjad, kes iganes, igal pool on ju märgised püsti, eks ole, kus me seda prügi hoiame või teist või kustutame tule ja palju me CO2 jälge sellega vähendame ja nii edasi. Ehk et see kõik on nii hügieeni tasemel, et ma ei oskagi nüüd öelda, et kui palju me siis nüüd investeerime siis sellesse inimesse nüüd läbi selle, et me tuletame kogu aeg meelde, kus me siin maailmas täna oleme, mis on need ohud, siin on need kliimateemad, CO2 teemad, soojenemine ja kõik see sinna juurde, seda on raske nagu sellest nii-öelda üldisest igapäevaelust välja tõsta, eks ju, aru saada. Rait, publikust küsitakse, mida ikka täpsemalt selle efektiivsuse all mõista ja kas või kuidas see erineb
ressursside optimeerimisest? Jaa, väga hea küsimus. Efektiivsust me saame, põhimõtteliselt me räägime kahest asjast, üks on protsesside efektiivsus ehk siis tööjõu efektiivne kasutus ja teiselt poolt me räägime siis efektiivsusest kui materjali, kui ressursi efektiivsemast kasutusest. Ehk siis, aga üldiselt see taandab lõpuks täpselt samale nii-öelda asjale ehk siis konkurentsivõimele. Ja see on see, mis tagab nii-öelda see efektiivsus, püüdlus efektiivsuse poole ja kulude kokkuhoid tagab selle konkurentsivõime ja tagab selle nii-öelda pikaajalise jätkusuutlikkuse ja ettevõtete kasvu. Kas K-Prindis te olete ka kuidagi sihitult nagu oma töötajate neid efektiivsuse või roheoskusi arendanud ja milliste tulemusteni jõudnud olete? Jaa, ma nägin enne oli siin see vision board või mingisugune, kus siis oli, et mis ideed tulid kellelgi seal töögrupis, eks ju, Nefabis. Ja siis seal oli niisugune silt, et prindime vähem paberit. Et kahjuks me ei saa seda sama öelda, et Panete tehase seisma siis? Ei, kahjuks ei pane, et selles mõttes ikkagi tegemist on äriga ja selle eesmärk on kasumit teenida ja minu ülesanne on tagada selle jätkusuutlikkus ja kasv. Et kindlasti mitte, et jällegi mulle meeldis väga, mis Valdo välja tõi selle digitaliseerimise, automatiseerimise nurga siia, et mis ma ütleks, et kui me räägime väikestest või keskmistest ettevõtetest, kelle rahakott on ikkagi märkimisväärselt väiksem ja eelarve piiratum, siis peab tegema valikuid ja paratamatult tehakse neid valikuid, mis tagavad selle, kuidas ma ütlen, tugevama kasumlikkuse või siis nii-öelda selle kasvu, ehk siis paratamatult me teeme kogu aeg otsuseid ikkagi lähtuvalt sellest, et meil oleks, mis tugevdavad meie konkurentsivõimet, mis tagavad meile seda kasvu. Ja loodetavasti, see loodetavasti on natukene ekstreemne, aga loodetavasti on seal see rohelisuse nurka juures, eks ju. Tiia, publikust küsib inimene Sliidost, kumb programm tundub teile efektiivsem ja paremaid tulemusi andev, kas IT-akadeemia või roheoskused? Võib-olla mõeldi inseneriakadeemiat. Siin on kirjas IT-akadeemia, aga võib-olla mõeldi inseneriakadeemiat, ega ei tea. Jaa, IT-akadeemia tõesti ka praegu on kestmas, et tegelikult me võiksime rääkida siin ju rohe-digi kaksikpöördest, et need kaks asja käivadki koos. Et me ei peagi neid nagu lahutama ja tegelikult tõesti, et see roheoskus kui selline ei ole midagi iseenesest, et siin tulebki seda integreerida erinevate asjadega kokku, aga tõesti meie õppekavaga praegu IT-akadeemias ei ole osalised, aga ma arvan, et kõik need programmid nagu annavad sellise tugeva tõuke, et ikkagi pidevalt muuta neid õppekavasid ja õppeaineid, et siin ühes eelmises blokis jäi kõlama see, et võib-olla kuidagi see õppekavade uuendamine on hästi selline aeglane protsess ja raske protsess, aga tegelikult see päris nii ei ole, et igal õppejõul on igal semestril võimalik uusi teemasid sisse lülitada, programmijuhina on võimalik iga õppeaasta mõni uus aine panna sisse või midagi muuta, korrigeerida, vahetada välja, et tegelikult ma näen, et siin seda ruumi on küll, et tegutseda. No aga milleks remontida õppekava, kui see töötab juba nii hästi? Aga ei kipu ju keegi niisama ümber tegema, ikkagi väike väline selline torge aitab kaasa. Seda küll, aga maailm muutub nii kiiresti, et eriti näiteks materjali valdkonnas, et kuna ma olen ka ise õppejõud, siis iga kord vaatad oma loengud üle, iga kord paned jälle midagi uut sisse ja ka need inimesed, keda me õpetame, muutuvad jälle see generatsioonide teema, et me peame kogu aeg mõtlema, kuidas neile läheneda, samas millised on nende taustateadmised, et me tegelikult ka päris palju käime gümnaasiumides. Ja mis seal salata, paar nädalat tagasi käis üks lasteaiarühm ka meil ekskursioonil, nii et tegelikult ma näen, et tegelikult tuleks nagu nende roheoskustega alustada väga varakult, et tõesti need väärtused ja hoiakud kujuneksid välja. Valdo. Ja ma tahtsin tegelikult Marjut siin toetada. Minu arust on see hästi oluline, mitte ainult oskus, vaid väärtus on taaskasutus ja kuidas me üldse asjadega ümber käime. Ehk see loomulikult kõik hakkab kodust peale ja põhiväärtustest, et kas sa kannad oma püksid läbi või mitte, eks ole, ja moes on ju ka nii, me teame, eks ole, laiad püksid, siis tulevad jälle kitsad püksid
no lõhkesid teksad 90-ndad on et tagasi. tasub natukene hoida kapis, eks ole, ja tulevad tagasi, ehk see hakkab nagu väga sealt peale. Ja kui nüüd ettevõtte tasandil, siis ikkagi tasub asju remontida. Ja tuleb 7 korda mõelda, kui midagi ära visata. See puudutab eriti tehnoloogilisi vidinaid, aga puudutab väga palju ka kõiksugu seadmeid. Ja mul on väga hea meel, ka Tallinna Sadam on Rohetiigri asutaja ja meil on just käsil teekaart. Võib-olla osad teist ei tea, aga me teeme seal teekaarte, energeetika ja sellega algas, seal on transport ja praegu on käsil tööstus ja ringmajandus. Ja see ringmajandus on äärmiselt oluline. Meil on ka tütarettevõte, kes sellega otseselt tegeleb, ehk see on võimalik ka äriks pöörata. Ja me oleme väga viletsas seisus ringmajandus paljude muude Euroopa riikidega, eks ole. Me ringlusse suuname kuskil 30% ainult, võiks palju rohkem. Nii et see on mõnes mõttes oskus ja väärtus, kuidas taaskasutada ja päriselt ringmajandus käivitada. Nii et see teekaart Rohetiigris saab valmis nüüd üsna varsti. See on nüüd tööstus ja ringmajandus koos. Väga huvitav, mis sealt tuleb. Ja sügisel pannakse siis need teekaarid kokku, tekib kestliku majandamise mudel. Ja seal on ka Alexela, eks ole, asutaja täpselt samamoodi, nii nagu Termol, nii et me loodame sealt päris huvitavat tulemit lauale. Kuulge, Eestis on siin, ma arvan, viimase aasta jooksul, kui see teadmine meieni on jõutud, et tuleb teha üks suur ESG aruandlus. Küll esialgu üsna vähestel ettevõtetel, aga edaspidi juba palju rohkematel, ikkagi sellist nagu ESG paanikat olnud üsna palju. Olen isegi saanud teha ühe emotsionaalse telesaate ESG-st. Aga inimene publikust küsib, kas ESG võiks tegelikult olla see selline roheoskuste püramiidi tipp. Kuidas teile tundub? Jaa, selles mõttes, et ütleme näiteks ettevõtted, kellel on erinevad ISO standardid, on ta siis ISO 9001 või IT ISO või siin korra käis tööohutuse töö tervishoiu ISO, siis neid standardeid koos ESG-ga ju tegelikult ju integreeritakse. Ehk et ISO ju ütleb seda, see 9001, et tegelikult võib ju selle ISO ise panna kokku ja integreerida need ESG teemad, ESG iseenesest ei ole kohustuslik standardi mõttes, aga sealt võtta neid väga-väga häid praktikaid ja väga häid suuniseid. Ja seda me tegelikult Alexelas praegu olemegi tegemas, et mitte minna kõigi siis nende standarditega eraldi välja, vaid pigem integreerida, et vähendada ka, jälle hoida kokku ressurssi, näiteks kas või auditeerimise ressurssi või dokumentide nagu koostamise ressurssi, et tegelikult on nad ju sarnased. Ja siin tuleb AI ju suurepäraselt meile vastu. AI tegi meile suurepärase tabeli selle kohta, kui me kõik need standardid talle sisse söötsime, korraliku prompti kirjutasime juurde ja me olime ise õudselt rahul, et issand, kui palju tööd ei tegemata, et kes hakkab võrdlema. Loomulikult saab. Valdo, suured Eesti ettevõtted, mõned neist ka laevanduse, merendusega seotud, olen kuulnud kaunis kriitilisi arvamusi ESG suhtes. Kuidas Tallinna Sadam? No me väga praktiliselt oleme lähenenud, me tegelikult oleks nüüd pidanud selle aasta kohta tegema ESG aruande ehk siis järgmise aasta alguses. Loomulikult me valmistusime selleks ja ausalt me hästi pragmaatiliselt lähenesime. Me ei võtnud eraldi inimest tööle, vaid keskkonnajuht, kes on meil tegelikult väga professionaalne, on selle nii-öelda peatoimetaja, jagasime tööd laiali ja tegelikult tegime pool tööd juba ära. Nüüd tulid teated, et lükatakse edasi ja me otsustasime juhatuses just, et me selle tehtud töö kasutame ära ja hästi praktiliselt, eks ole, just nimelt teadlikkust tõstame oma ettevõtte sees ja võtame sealt siis mõned eesmärgid täitmiseks. Aga loomulikult täisraportina, nagu siin nüüd mõned börsiettevõtted on pidanud tegema, on ta ikkagi liiga mahukas, absoluutselt. Aga kui hästi praktiliselt läheneda, siis see ülesehitus, see struktuur, ega see põhimõtteliselt ei ole vale. Seda saab ilusasti ära kasutada ja me siis otsustasime, et me see aasta selle protsessi teeme läbi ja võtame siis, nagu nii meil on teatud kestlikkus eesmärgid. Näiteks tahame kõigis oma sadamatest CO2 vähendada. Me mõõdame seda väga täpselt. Iga laev, mis sisse tuleb, me tema CO2 heidet teame. Ja siis sa
teed neid tegusi, et vähendada CO2. Nii et sealt saab võtta praktilised eesmärgid ja teha sisu, mitte seda raportit. Head panelistid, ma tänan teid, et te olite niivõrd kannatlikud ja me oleme rääkinud juba vähemalt 3 minutit siin laval kauem, kui oleks pidanud. Hea publik, aitäh teie heatahtliku kuulamise ja küsimuste saatmise eest. Aplaus paneelile.